Astroloogia on hoopis palju rohkem kui ennustused järgmiseks päevaks või aastateks. Ennekõike on see süsteem, mille abil korrastada oma erinevate elualade teadmised ühtseks tervikuks. Tähekaart hõlmab kõike, nii olevikku, minevikku kui ka tulevikku. Astroloog on see, kes aitab kaarti mõista, tutvustada inimesele tema elu võimalikke karisid ja vaba vett. Elu me loome ise, kaart on vaid abiks. Astroloogia vaatleb inimese elu nagu aegruumi positsiooni, nagu teadvuse rännakut eelkõige, mitte bioloogilist või kehalist teekonda. Ja sellega seoses ongi, et astroloogia võimaldab siis vaadelda inimese kulgemist nagu teadvust ajas ja ruumis. Inimteadvuse jaoks selline positsioneerimisteenus nagu GPS-i sarnane. Astronoomia tegeleb kosmose füüsikaliste omadustega, aga astroloogia tegeleb kõige selle sümboolse tähendusega. Selles mõttes see objekt on nagu sama, aga lähenemine on erinev ja lähenemine ei ole omavahel vastuolus ka. Minu jaoks annab astroloogia vastused absoluutselt kõigele. See, mis toimub inimese siseplaanides, kui see, mis toimub tema ümber ja siis kuni sinnani välja, kuhu inimmeel on võimeline küündima. Meil ei ole elus teist eesmärki, me ei ole tulnud siia midagi saama või tegelikult me ei ole tulnud siia isegi mitte õppima. Me oleme tulnud siia maailma teada saama, kes me tegelikult oleme. Mitte lihtsalt tundma ennast inimesena, vaid teada, kes ma tegelikult olen. Ja astroloogia aitab selleks päris palju edasi. Ta annab meile kätte need pidepunktid, mille kaudu nagu õppida ennast mõistma, miks ma niimoodi käitun, miks ma niimoodi mõtlen, kes ma olen ja miks minuga sellised sündmused toimuvad üldse. Siis astroloogia on niisugune jube tore asi, mis võimaldab korraga toetada nii inimese individuaalsust kui ka selle individuaalsuse paiknemist nagu suures tervikus. Saada teadlikuks sellest, et see on terviksüsteem, et tema elu on terviklik ja kuidas see siis kulgeb. Et kogu aeg vaadata kaarti ja unustada elamine ära, et sellel ei ole mõtet. Seal on koos nagu minevik, olevik ja tulevik. Et minna abstraktselt vaadata praegust taevaseisu ja öelda, et sul on praegu selline aeg, ei ole võimalik minu arust. Et ma pean nägema, kust inimene tuleb, kus on selle sündmuse põhjus ja miks nii toimus ja mida ta peaks muutma oma elus. Päris alguses kindlasti astroloogia ei avaldu nagu horoskoopia vormis, eks ole, ei tegeleta isiku horoskoobiga nii-öelda. Et astroloogia vaatleb seda suurt kosmilist kella, seal on tegema, planeedid on seal osutid ja sellele kellale vaadates me saame teada, mis aeg on, eks ole, aga see kosmiline kell ei loo aega, ta näitab aega. Nii et sellega planeedid ei määra midagi, planeedid ei loo midagi, nad ei mõjuta meid. Sest meid, ma mõtlen, sest kes me oleme? Ma ei ole keha. Me oleme tegelikult tervikliku maailma sellised integraalsed osad ja kui ma räägin meie, siis meie oleme igavesed jumaliku mina printsiibid, eks ole. See on igavene lõpmatu mina olemus, millest ma räägin. Ja mina üldiselt olen oma, nüüd juba üle 20 aastase kogemuse jooksul jõudnud täiesti selgele arusaamisele, et alustada tuleb oma sünnikaardist. Sest siin ongi see, et inimene on, ütleme, võib-olla kõige olulisem ongi aru saada sellest, et
kui võtta ennast füüsilise isikuna, siis ma võin toetuda ka mõnele teisele füüsilise isikule või ma võin toetuda mingile teisele õpetusele või ma võin toetuda millelegi, mis on minust väljas. Aga kui ma olen teadvus, siis ei ole mul mitte mingisugust muud varianti, kui toetuda iseendale. Sest et see on umbes nagu lainelises ruumis, nagu raadio puhul, et me võime endale keerata, ütleme 88,3 ja hakata seda kuulama, aga me peame keerama selle oma raadio pealt, eks ju. Me ei näe, kus need lained on. Me ei tea, kus need lained asuvad. Astroloogia, kuna ta on terviku tööriist on ta sellepärast, et see sodiaagi ring on tegelikult ekliptika. Sellesse ekliptika ringi mahuvad tegelikult nagu kõik aegruumi hetked. Nii et ühesõnaga sellesse samasse ringi, ütleme, mis on sünnikaardi raam, sinna mahuvad kõikide inimeste elud, kõik aegruumi hetked, mis on olnud ja mis hakkavad olema. Ja ta ühendab nagu neid kõiki. Et just sellepärast ongi vaja toetuda oma keskmele, keskpunktile, sest tervikus on võimalik toetuda ainult keskmele. Ja see kese ei ole ka mitte aritmeetiliselt välja arvutatav, et ma võtan keha keskmise, vaid see on tunnetuslik kese. Ja seda tunnetuslikku keset inimene ikkagi hakkab alles astroloogilise kaardi abiga üles ehitama. Sest ta võib seda üles hakata ehitama mitte ainult astroloogia abiga, vaid ka väga palju on neid meetodeid alustades meditatsioonist, et hakata nagu seda oma tunnetuslikku keset looma. Mida rohkem me nagu hakkame töötama nagu sisemistelt tasanditelt väljapoole, seda rohkem meil oleks vaja nagu kuulata seda sisetunnet, et me ei lähe murdma ennast, lähtuda nagu enda vajadustest, keegi meie eest ei ela meie elu. Kuna mina tegelen nagu sellise esoteerilise astroloogiaga, mis on rohkem seotud nagu inimese hinge ja isiksuse nagu koordinatsiooniga, siis võib tõesti öelda, et esimene kolmandik meie elust me õpime integreerima iseendas erinevaid energiaid, oma mõte, meie tunne, siis meie füüsiline keha, et kuidas nad oleks integreeritud. Siis me õpime kohanduma ühiskonnaga, et meil on kohustused ühiskonna ees ja perekonna ees ja kolmas sektor on, võiks öelda, selline vaimusektor peale 56. eluaastat, kus me oleme nagu rohkem universumi kodanikud, et meil on nagu kosmiline missioon, meie vaim tahab läbi meie ennast avaldada. Me oleme õppinud, me oleme jaganud ja nüüd meil on kõik atribuudid olemas. Küsimus on selles, et kas ma ise olen nagu kontaktis selle endas oleva väega ja vaimuga. See pensioniigagi, mis inimestele kätte jõuab ühel hetkel, et ühiskond hakkab meile peale maksma selle elu eest, siis tegelikult see peaks olema selline vaimne tagasiside maailmale, oma vaimu jagamine ja me saame selle eest palka, nii-öelda raha. Loomulikult astroloogidel on erinevad lähenemisnurgad ja iga astroloog annab oma isikliku nii-öelda prisma läbi vaadeldes siis erinevat informatsiooni võib-olla. Aga kõik nad üritavad läheneda sellele horoskoobile siis läbi selle sümboolse keele, sest astroloogia ikkagi kasutab ju väga sümboolset keelt ja seda, mina ütleks mütoloogilist keelt, sest et ilma mütoloogiat tundmata ei saagi astroloogiat mõista tegelikult. Ja astroloogia algselt ju käsitleb jumalusi, eks ole, tegelikult planeedid on tegelikult jumalused, see jumaluste taga on elavad printsiibid, nii nagu üleval, nii on ka all, ehk siis hakati märkama seost suurema terviku makrokosmose ja siis väiksema terviku ehk mikrokosmose vahel. Ja veedalik astroloogia sellega tegelebki just nende seoste otsimisega, et mõista, mismoodi siis see väiksem tervik ehk inimene saab või toimetab suuremas tervikus, et mis seosed siin vahel on. Me ajutiselt kasutame materiaalset keha küll, jah. Ja astroloogia kaudu me saame ka selle keha kirjeldada ja selle keha seisundit, me saame tervisele kohta informatsiooni, me saame diagnoosi panna ja nii edasi, on ju meditsiiniline astroloogia olemas, eks ole, väga edukalt töötab, eks ole.
on olemas kogu aeg, aga kuni ta ei ole teadvustatud, on ta alateadlik, ehk siis ta on varjatud ja niisugused varjatud mõjud nagu pilluvad meid niimoodi, et me ei tea. Midagi koguneb kuskile niimoodi, et me ei tea, et ta koguneb. Me astume mingi asja peale või ei arvesta mingi asjaga, sest me ei tea, et ta olemas on. Ja tihtipeale see mõju tuleb siis nähtavale kriitilisel hetkel, kui seda on saanud, kas mingid asja on saanud täis, mingi tasakaal on läinud täiesti paigast ära, sest me lihtsalt ei tea sellest midagi. Ja sellepärast ongi, et astroloogia puhul on ka see võib-olla üks teistmoodi suhtumine, millega on raske harjuda, on see, et kosmost tuleks võtta eelkõige sisekosmosena ja alles siis väliskosmosena, sest tunnetuslik informatsioon on alati täielik. Et ütleme, kui me magame öösel silmad kinni, me võime rahulikult magama minna õhtul ja me ei karda. Miks me ei karda? Sellepärast, et sisemine terviklikkus ütleb, et kõik on okei. Eks ju? Ärkad hommikul üles, õudne jama. See on ka valesti, seal on mingi probleem. Järelikult see väline teadlik maailm kogu aeg avardub, kogu aeg on mitte täielik, kogu aeg me midagi veel ei tea, kogu aeg on midagi avastamata. Aga see sisekosmos, sealt me küll ei näe kõike, aga meil on see taju, meil on see terviku taju. Minu arust, mis kõige suurem probleem on praegu meil inimkonnal, et me arvan, et me peame kogu aeg liikuma edasi, kuskile kõrgemale, saavutama midagi, jääma sinna punkti ja inimesed ei oska laskuda orgu. Et kuna ma olen tegelenud väga pikalt alpinismi ja mäed on olnud üks osa minu elust, siis kui ma vaatan inimese elukogemust, et me läbime iga planeedi osas teatud rütme ja need jõuavad oma kõrgpunkti ja siis me hakkame vabanema sellest kogemusest, kui vana on lõppenud ja uut veel ei ole, et meil ongi vaja puhata, oma riided ära pesta, vanad asjad ära visata sümboolses mõttes ja valmistuda nagu ja uut veel ei ole, sest enne on vaja puhata. Ja siis ma olengi nagu seda üritanud ka inimestele nagu just kirjeldada, kui oluline on alustada toetumisest oma sellele tunnetuslikule nagu selle sisemaailmale, sellepärast et siis saab välise maailma avardumine olla sulle rõõmus üllatus. Sest kui sa toetud välisele maailmale, siis iga uus avastus võib olla põhimõtteliselt lükata ümber su eelmise maailmapildi. Et mida kindlamini sa toetud sellele osalisele välisele maailmapildile, seda kindlam on see, et muutus on sulle krahh. Et ongi seal samas sünnikaardis on näha, et ta saab nagu selle, kas tal on niisugused vanemad, niisugune eluolukord, niisugune koht, kus ta lihtsalt on väga palju üksi näiteks. Ta on väga-väga palju üksi ja tänu sellele üksi olemisele ta saab oma sisemaailmaga väga tugeva kontakti, aga ta ei oska üldse välistega suhelda. Ta on nagu õudne kompleksides laps, ta pole lasteaias käinud, ta ei oska kellegiga suhelda, ta kardab inimesi, punastab iga ühte nähes, eks ju, kaotab kõnevõime, kui keegi ta käest küsib midagi, eks ju. Teised on jälle vastupidi, et nad omandavad väga palju nagu välises maailmas kohanemise võimet, suhtlemisoskusi, kõikvõimalikke asju, aga neile väga kauaks jääb arusaamatuks, kes nad ikkagi on. Ja see on ka, et midagi ei ole valesti, et kosmilise korra puhul, miks on astroloogia hea, ongi see, et see sama astroloogia võimaldabki aru saada, kust poolt keegi alustab. No muidugi horoskoobi järgi saab vaadata, kas üldse partnerid sobivad ja kas on üldse õige inimesega tegemist, aga siin tuleb väga ettevaatlik olla, sest vaadates, et väga keerulised suhted, väga halvad kombinatsioonid, et siis teeme nagu ühese järelduse, et ei sobigi, ei peagi koos elama, mis on täitsa vale. Et kunagi, kui need inimesed juba kokku on saanud, siis see pole kunagi juhus, eks ole. Horoskoop ei ole selleks, et öelda inimesele, sul on vale partner või nii edasi, et minge lahku või nii, vaid hoopis anda viiteid sellele, kuidas hakkama saada, kuidas suhestuda, kuidas õigeid suhteid hoida ja kuidas probleemi ületada. Selleks on horoskoop mõeldud. Ja seda horoskoobi järgi saab muide vaadata ka sünnipõhjust, saab vaadata milline oli tema eelmise kehastuse kogemus, millise kogemusega ta siia maailma on tulnud, on sündinud. Seda saab kõike vaadata, saab kindlaks teha, leida siis need alateadvuses salvestunud probleemid, haavad, kõik esile tuua, need haavad saab
sealt saab jälile sellele siis, mis inimest nii-öelda vaevab, mis probleemid takistavad tal nii-öelda õnnelikumaks saamast. Ma tulen siia maailma, mul on nagu mingi teatud muster. See osa minust on hoomamatu, piiritu, kontaktis kõigega, tal ei ole vormi ja teine osa minust, mis on siis füüsiliselt nähtav, seda integreerivat, seal meil ka on integratsioon nagu 4 madalamast kehast, ütleme, füüsilisest, tundekehast, siis eeter ja mentaalkehast, et me tegelikult nagu õpime nagu koordineerima ja meie ülesanne on absoluutselt kogu aeg areng. Et kui me näeme, et meie kaardis on pingeenergia, siis kõigepealt me võime kogeda seda valu või barjääride või takistustena, aga see on seesama energia, kui ma hakkan selle pealt midagi looma. Kui me ütleme, et on hästi palju pingeaspekte kaardis, need inimesed võivad olla väga tegusad. Selles mõttes neil on selline energia, et tuua maailma midagi, see on nagu maise, risti või kvadraadi energia, et midagi praktiliselt maailma tuua. Ja samamoodi võib see tuua kannatusi. Et kui ma pole ikka ära õppinud, ma saan ükski kogemus, ei ole meil ilma aegu. Aga astroloogia seda näitabki, et sellist asja, et suhe läheb nässu, nagu ei saagi muul viisil juhtuda, kui ainult see, et sa ei mõista selle suhte tegelikku olemust, et sa ei mõista seda, miks see just nii kulges. Et mida see suhe sügavamas mõttes tähendas su elus, mida see avas, mida see valgustas, milleks see üldse sündis. See on ainus võimalus, et suhe läheb nässu, et ütleme niisugust asja nagu suhte kestvus, mingisugune väline ideaal, et sa pead nüüd sellises olukorras hakkama elama ja nii, ja see peab kestma täpselt nii kaua, seda ei ole olemas. Ja tegelikult olen ma aja jooksul aru saanud ka sellest, et armastus tähendabki, või ütleme inimese elus armastus tähendabki seda, et ma olen sündinud täiesti unikaalsesse juhtumisse. Ja minu ülesanne on selles juhtumis väljendada armastust. Esoteerilises astroloogias on nagu 3 olulist integratsioonipunkti. Üks on kõigepealt selle inertsi ületamine või ütleme sellise instinktiivse toimimise ületamine. Ma vahel mõtlen, et see on nagu vinüülplaat, kus on omad vaod sees ja kus on vaja natuke lisaenergiat. Et sellest korduste mustrist välja tulla. Et see, mis me oleme lapsena kogenud, mis me oleme endasse võtnud kui valu, mõni inimene, kes on väga tundlik, võtab teiste valu endasse, aga universum ei küsi, kas see on sinu valu või teiste valu. Kui ma olen teinud selle enda omaks, siis tuleb mingi olukord, mis võimaldab mul kas see valu lõpetada või kogedagi maailma kogu aeg üha süveneva valuna, sest ma saadan seda omakorda maailma. Ja minu ülesanne ongi nagu saavutada selline integratsioon, et minu isiksus hakkab juhtima oma instinktiivset poolt. See on siis minu päike ehk minu kuningas. Ma ütlen ikka, et mul on oma kuningriik juhtida, mul on oma teenrid, on teatud planeedid, kui meie energiat teatud omadustega, nad vahendavad meile energiaid, mida meie oleme võimelised vastu võtma. Number vaid omab tähtsust kosmiline ajahetk, ehk siis mida fikseerivad planeetide asendid. Me käsitleme nagu primaarset aega ja siis on olemas sekundaarne aeg. Ehk siis primaarne aeg on siis see, ütleme minutid peale sündimist, eks ole, milles me elame ja et siis primaarses ajas, ütleme näiteks täheajas 4 minutit, mis on siis ajas ühekraadine nurk, ruumis ühekraadine nurksektor, et see vastab siis nagu sekundaarses ajas 1 aastale. Et siin on nagu selline translatsioon toimub, et primaarses ajas näiteks seal 4 minutit võrdub 1 aastale või ka 1 päev primaarses ajas võrdub tervele aastale. Ja selle järgi saab siis teha prognoose. Mitte midagi sellist nagu ettemääratus ei ole olemas.
ja planeedid ei määra ega mõjuta meid. Me ei saa rääkida mõjutusest, see on täiesti vale terminoloogia, mida kahjuks paljud astroloogid veel kasutavad. Võib-olla kohasem oleks rääkida sünkroonsuse printsiibist, mille pani omal ajal paika Carl Gustav Jung. Et see toetub vanale holistlikele printsiipidele, põhimõtetele, et siis kõik on tervik. See, milles me viibime, see maailm on tervik ja meie kui mikrokosmos, inimene kui mikrokosmos on selle suure terviku osa. Ja kuna me oleme selle osa, siis me ei saa temast väljapool olla. Ja kõik, mis meis toimib, meie inimese hinges ja kõik sündmused, protsessid, mida me kogeme oma elu jooksul, kõik see on suure terviku osa ja see peegeldab seda suurt tervikut. Seda ei saa üldse eraldi käsitleda. Et meil on tõesti selline maineplaan, 12 sektorit. Igal inimesel, kes on sama päikesemärgiga sündinud, isegi samal kuupäeval, võib see majade või see füüsiline plaan realiseeruda hoopiski teisel moel lahti. Ja see 6 sektor ehk 6 maja on tegelikult teenimise maja. Ja see on ka haiguste maja, see on nagu neitsi maja. Ja seal on see küsimus, et mida sa teenid, keda sa teenid, kas sa teenid oma vaimu, mis on su eesmärk? Oluline on just see eesmärk, et kui minu eesmärk on, et ma pean veel vastu, ma pean maksma selle maja laenu, ma hambad ristis, lähen ja teenin raha, siis pannakse mind nagu teenima oma füüsilist keha, siis mu keha on haige. Aga kui ma olen ühenduses oma nagu vaimse eesmärgiga, ma teen seda, et mulle meeldib. Mu elus on takistus ja ma naudinguga ületan seda takistust, sellepärast, et see paneb mind nagu elama. Ja teine asi, et ma panen ise endale selle kesta ümber, ma panen endale ise selle kaane peale ja siis ma jään haigeks. Siis mu keha hakkab seda tervendama. Keha on meie kõige täiuslikum, kõige täpsem mõõterist, kes annab täpselt nende tervisehäirete kaudu kõige otsesemalt ja väga täpselt informatsiooni, kuidas on lood meie nähtamatute tasandite tasakaaluga. See on lihtsalt see, et kui me selle astroloogiaga tegeleme, siis me saame sellele kehale nii-öelda appi asuda. Et ta ei pea üksi enam meile neid märguandeid andma, vaid me saame nagu temaga koostööd teha. Et me saame olla teadlikumad nendest nähtamatutest, silmale nähtamatutest tasanditest ja me saame aru, et oi, me kuhjame siin midagi kokku, eks ju. No ja niimoodi võib mõni haigus ära kaduda. No ma isegi olen elu jooksul, minu elu on olnud väga absurdne, sest ma olen suutnud isegi kaaluhüppeid teha niimoodi, et ma olen kaalunud 25 aasta jooksul 48 kilost 103-ni, ilma rasedust arvestamata. Et ütleme, mul on olnud hästi šamanistlik teekond selles mõttes, et siin on olnud väga suuri tasakaalu kõikumisi. Ja tänaseks ma olen muidugi selle üle väga tänulik, et see teekond on just niisugune olnud, sest see on aidanud mul väga paljudest asjadest aru saada. Me peame sellega loomulikult arvestama, sest nii nagu öeldud on keha on Jumala maapealne tempel, jah. Ja ta on ainult tempel. Mõjutused toimuvad materiaalsel tasandil küll, jah. On ju katsetega kindlaks tehtud, jah, et lähematel taevakehadel kindlasti, isegi kui Jupiteri, Saturn kaasa arvatud, nendel taevakehadel on füüsikalisel tasandil mõju olemas. Aga see on ainult molekulaarsel tasandil, see mõju. Aga inimene ei ole molekul, inimene ei ole materiaalne objekt. Oma vaba tahtega me oleme loojaga kaasloojad ja me ei saa üldse eraldi ennast loojast vaadelda, see on mõeldamatu. Tõesti, see kinni jäämine toob meile kõige rohkem valu. Me jääme asjadesse, inimestesse, mineviku mälestustesse kinni ja siis see energia omab meid. Mitte nüüd, et ma tegin midagi valmis, jään sinna seisma. Et vorm hakkab meid kinni hoidma ja minu teadvus jääb vormi vangiks. Aga kuidas omada asju ja neid mitte omad või kuidas mul võib olla terve impeerium, aga küsimus on selles, et kas ma oman seda või ma tean, et see on minu kasutuses. Ma olen midagi loonud, mis on minu kasutuses, aga see ei ole minu oma. Vot see omamise asi, ma oman inimesi, ma oman töökohta, ma oman maja ja siis tuleb kosmos, ütleb, et tegelikult sa ei saa mitte midagi omada, sa oled siin külaline selles maailmas, sul on roll, sa pead midagi tegema.
horoskoobi järgi ma olen õppinud aru saama või mõistma oma nii-öelda ajutisi piiranguid, ehk siis neid piiranguid, mis oma karma tõttu, millesse ma olen nii-öelda sattunud. Ja nende piiranguid tundes mõistame me nagu karisid oma teel ja me siis karisid teades ette, me oskame nagu arvestada sellega, et mis edasi tuleb, kuidas ma siit saan välja. Minu jaoks on astroloogia segu nagu okultsest õpetusest, et kõige alus on struktuur ja vorm ja väga täpne ajastus ja teine osa on siis see müstitsism, et kõik on kõiges, meis on mõlemad pooled olemas, et ma usaldan, et kõik toimib minu jaoks parimal moel. Kui ma kannatan, siis järelikult ma ei oska mingit osa elust seletada ja ma püüan siis seda vältida, selle taga on hirm. Ma eraldan ennast millestki, see on kõik, mida ma ei tunne, on hirmutav ja siis ma kannatan. Aga ka kannatuse vastuvõtmine, et selles on mingi tarkus, see on ka jälle seotud nagu sellise müstitsismiga, armastusega. Et kogemustes ei saa, tahta, et inimene oleks kogu aeg nagu õnnelik. See on ka üks niisugune üsna ego soov. Selles mõttes, et kui sa tahad ikkagi läbi, teadvust tahab kogeda mingisugust olukorda, siis selleks, et seda teadvustada, selleks see olukord peab olema ehe. Vaata, me ei osta ju sellist raamatut ka, kus kogu aeg on nagu perekond istub naeratades ümber laua, kaua me loeks niisugust raamatut. Või kas me lähme kinno näiteks vaatama mingit filmi, kus mitte midagi ei toimu. No absoluutselt mitte midagi. Me ei tahaks, et tegelikult meie teadvus ei taha igavat elu elada. Meie teadvus ei taha, et sa ei saa kunagi kellegiga koos nutta, et sa ei saa mitte kunagi südamest naerda, kunagi ei juhtu midagi totakat, mida hiljem teistele rääkida, eks ju. Tegelikult meie teadvus ei taha seda. Aga jah, et selles mõttes, et see elu läheb õnnelikuks seda mööda, kuidas me õpime olema õnnelikud ka sellistes olukordades, mis tavamõistes ei ole õnnelikud ja see sügavatesse kriisiseisunditesse. See on nagu see, et sa ajad ennast täiesti nurka, sest et sa ei kujuta ette, et sellisest olukorrast peale surna ja veel mingi asi võiks nagu välja viia, eks ju. Samas oli see kõige kindlam viis leida ise ennast, sellepärast et nagu ma vahest ütlen, et ma lihtsalt mängisin ennast nurka, sest siis saad kindlasti kätte. Siis ei ole kuskile vingerdada. Ja muidugi selleks, et ma sealt nurgast ikkagi välja tuleks, ongi nagu mingis mõttes kaasa sündinud tööriist minul see astroloogia, sest see on nagu rooliratas. Et kui sa oled väga kandilistes kohtades kinni, väga kandilistes, kus on nagu kandilisi asju pööratakse must-valge, must-valge, must-valge. Seal ei ole mingisuguseid vikerkaare värve, mingi pooltoone. Vahest mul oli tunne, et mul on nagu selline kang, kus on kaks asendit, on ja on off, on ju. Ja kui siis neid vahetatakse, siis tead ise, mis siis juhtub, eks ju. Aga see oli parim viis saada astroloogiks. Mina sattusin kunagi Igor Mangi loengule ja õppisin siis sealt üht-teist. Muidugi pärast seda ma olen nagu olnud iseõppija, et ma ei võta nagu materjale, mida ma saan nii üks ühele enam. Ma olen hakanud märkama väga palju enda jaoks mõneski materjalis selliseid subjektiivseid lähenemisi, mis mind nagu väga ei rahulda, et ma otsin nagu alati sellist algallikat olen elu sees alati otsinud ja ka see algallika tunnetus viis mind ka jungiaanliku koolkonna juurde ja selle tervikliku holistliku maailmapildi juurde tagasi. Aga holismi järgi tervik on alati suurem kui tema osade summa. See peaks väga palju ütlema. See vana atomaarne maailmakäsitlus on oma ära elanud. Inimolemuses on niivõrd palju veel avastamata, tähendab tegelikult salapära. Inimene ei ole ennast tundma õppinud veel sellisena, kes ta on. Ja kui sellesse tuuma jõuda, siis saadakse aru, et see, mis toimub minu teadvuses, ei ole midagi eraldi lahus olevat sellest, mis toimub suure terviku looja teadvuses. See on üks. Siin ei ole eraldatust. Ja astroloogia aitab seda mõista, seda ühtsust, seda terviklikkust. See on väga kummaline, et kui ma olin 7. klassis, see oli aasta 1971 või midagi sellist, siis me kirjutasime Tõravere teadlastele kirju. Mina olin selle eesotsas, uurisime tähest taevast, tegime seinalehte horoskoop. See meenus mulle kuskil
aastal 2000 või midagi. Horoskoobist ei teadnud keegi veel midagi, see oli puhas astronoomia. Midagi nagu elustus väga ammusest ajast. Ja kui ma olin Tallinna Reaalkoolis geograafia õpetaja, siis oli minu klassis üks poiss Rene, kes tõi mulle sellised Eesti-aegset astroloogia raamatut. Me rääkisime, see oli mingi sügav nõukogude aeg, 80ndate algus. Nii et kui 85 ma läksin esimesele sellisele põranda alusele seminarile, Vello Põldmaa oli siis seal eesotsas ja tema rääkis, et Nõukogude Liit laguneb. See oli minu jaoks kõige suurem absurd, sest ma olin ju terve elu seal elanud ja siis ma hakkasin väga aktiivselt tegelema. Siis ma sain aru, mida tähendab targaks saamine. Kui sinu erinevad teekonnad tõe juurde, mida sa oled otsinud läbi elukogemuste, läbi raamatute, läbi kohtumiste, asetavad äkki ühtsesse mustrisse, et nagu pusletükk, et hakkab nagu keskelt koonduma ja kogu aeg vabaneb energia, et tegelikult targaks saamise või teadmise üks märksõna võiks olla selline kergus või nii, et mitte, et ma survestan ja tuubin midagi, vaid äkki kõik need eraldi olevad tarkuse tükid saavad nagu äkki kokku. Esiteks peab muidugi alustama sellest, mis on tänapäeval väga-väga oluline aru saada, et kosmos on harmoonia. Et kosmos iseenesest on harmoonia ja armastus. Sest et ükski planeet ei lõhke mitte ühegi aspekti puhul. Mitte mingisuguseid katastroofe ei teki mitte ühegi aspekti puhul. Järelikult sellist asja nagu halb aspekt põhimõtteliselt ei ole olemas. Et kosmilises mõttes on meie sünnikaart, meie harmoonia. See on nagu meie harmoonia ja meie armastav perspektiiv, eks ju. Ütleme, kõige armastavam rütm meie elust. Iseasi on nüüd see, kuidas seda armastavat rütmi endas üles leida. Küsimus on nimelt selles, et kosmosel on selline omapärane omadus, et seal kohtub kõik keskmes. Kosmoses kõik mõjud kohtuvad keskmes, sellepärast et kõik taevakehad toetuvad keskmele. Planeedid, olgu need tähed, isegi mustad augud, kõik toetub keskmele. Mitte ükski planeet ei röötsuta teise najal, mitte kunagi. Ega ei tee mingisugust, ühesõnaga, see kosmiline kord tekibki sellest, et kõik kohtub keskmes. Inimesel hakkab kosmiline kord tema igapäevases elus tunda andma ka siis, kui ta leiab oma keskme. Sest siis tekib selline asi, et nagu täiuslik vastus iseendale. Täiuslik vastus iseendale ongi see, et iga mõju, mida ma kohtan, kohtub minu keskmes, äratundmises. Tuled sina, tunnen ära. Tuleb järgmine, jälle tunnen ära. Tuleb järgmine, jälle tunnen ära, eks ju. No, siis ei ole muud võimalust, et mu elu on harmooniline, et mu elu on armastus. No kuidas see saakski muud moodi olla, eks ju. Aga kuna inimese vastus endale ei ole pikka aega üldsegi mitte täiuslik ja see peabki nii olema, sest see on see meie kogemus, see teeb meid siiraks, see teeb meid ehtsaks. See teeb elu ehtsaks, sest muidu me ei nutaks mitte kunagi, me ei oleks ahastuses, me ei palvetaks, me ei kukuks põlvili, me ei elaks mitte midagi läbi. No, see on nagu normaalne, et meie vastused ei ole üldsegi mitte täiuslikud endale. Paljusid ilminguid me ei võta äratundmises vastu. Paljusid ilminguid me tõrjume, laseme lausa vangi panna, eitame, lükkame nii kaugele, kui saame, salgame maha. No ja vaat see ongi see mäng, sellest tekibki see mäng ja nende aspektide puhul, pingeaspektide puhul, mida siis kardetakse ja mida tihti nimetatakse halbadeks aspektideks, ongi see, et see kosmos või see kosmiline kõrgem harmoonia nendes pingeaspektides nagu reguleerib meid keskmesse. No, ühesõnaga, ta nagu lükkab meid nagu iseendale lähemale. Ta nagu puudutab meid, ütleme, ja siis me tunnemegi seda, et mingisugune väga tugev väline puudutus tuleb, mingi väga tugev impulss. Miski maailmas justkui lööks meid. Noh, ja põhimõtteliselt võiks öelda, et lööb, aga ta lööb meid nagu koju tagasi. Et me oleme endast liiga kaugele läinud. Lase sellel toimida ja arenda endast seda julgust, nagu märgata, mis see on, mida ma peaksin praegu siis vastu võtma, eks ju. Et mis mõju see on? Et tegelikult hea märkamise juures on ju võimalik märgata, kas see surub mind sissepoole või see surub mind väljapoole kuskilt või see tahab mind tõsta või tahab mind alla suruda või et mis see tegelikult on. Ja siis leida nagu see, et kui ma nüüd tõesti lõdvestun ja avanen, kuhu ta mu siis paigutaks.
vot see, mis tõesti päevahoroskoopidena kirjutatakse ja vahel ka aastahoroskoopidena, et seda võib siiski, see on nagu huumor. Et seda peakski sellisena võtma ja selle ei ole, on väga vähe pistmist tegelikult astroloogiaga, mis on minu jaoks teadus. Ja me peaksime ikkagi vahet tegema nende kahe asja vahel. Kunagi tellimise peale ajalehtedel olen teinud ja minul oli võib-olla eesmärgiks hoopis see, et ütelda mingisugune sõnum või mingisugune mõte, juhtida tähelepanu mingisugusele võimalusele. Et näiteks, et seda ma ei pooldanud, et kui öeldakse, et täna ikkagi mine kindlasti turule, aga vaata, et sa täna nüüd kingsepa juurde ei lähe või et täna hoia nüüd tõmbu enesesse, aga homme hakka kõikidega rääkima, et see on minu meelest nagu tobe. Ega ei saagi väga tõsiselt võtta, et siis ma olen seda võrrelnud võib-olla tähetargaga, kes vaatab mingid planeetide seisu ja siis hakkab sellel teemal nagu mingeid võimalusi pakkuma. Aga loomulikult, kuna maailmas on 7 miljardit inimest umbes ja soodiaagi märge on ainult 12, siis me ei saa ju ühe märgi esindajatele kõikidele ühte samat juttu eriti rääkida. Kuna me vaatleme väga spetsiifiliselt täpset ajamomenti, siis need ajalehe sabades ilmuvad niinimetatud horoskoobid ei ole üldse horoskoobid tegelikult, see on vale terminoloogia täiesti. Tegemist ei ole horoskoobiga, seal on tegemist võib-olla kosmogrammiga, eks ole, vaadatakse mingit ajalõigu seisu ja siis selle põhjal tehakse nagu üldistusi. Aga ühe indiviidi kohta, kellel ei saa üldistusi teha. Temal on väga spetsiifiline, konkreetne ajahetkele tehtud horoskoop ja mis on unikaalne. Ja nagu me näeme ka, et isegi kaksikute vahel tekib juba ajavahe, mis on määrav. Et ei ole kahte sarnast horoskoopi, isegi nendel, kes on sünnivad samas ruumis, sarnastel ajahetkedel. Jah, nende horoskoopidega, mida me loeme ajalehtede tagakülgedelt ja millena väga paljud astroloogiat üldse teavad. Et nendesse tulebki niimoodi suhtuda, et see on olnud nagu see pisike killuke sellest tohutust võimaluste hulgast, mida on olnud siiamaani võimalik väljendada. Sest aeg ei ole olnud küps, sellist tööriista nagu astroloogia ei ole olnud vaja, sest et materiaalne elu on olnud jõukohane. Astroloogia sugust asja hakkab siis vaja olema, kui ütleme, igapäevane elu ei ole enam kontrollitav, hallatav, sa ei suuda enam kõiki raamatuid läbi lugeda, sa ei suuda enam, ütleme, sa ei saa nagu kontrollida oma turvatunnet enam välisega, sest seda on liiga palju. Seda on lihtsalt liiga palju. Et siis tekib tungiv vajadus leida üles nagu oma enda vaimne kese. Sa pead nagu juurduma sügavamalt, et nendes tormides hakkama saada, et ei kisuta sul juuri välja. Et ütleme, et see maailm ei kisuks sul juuri välja, selleks sa pead nagu juurduma sügavamalt oma vaimus. Ja võt siis tulevad need terviku õpetused kõik mängu, sellepärast, et tervik toetub alati keskmele. Et tervik toetub alati keskmele, ütleme jah, ja siis ei ole enam niimoodi, et sa eraldad ühe niisuguse objektiivse ruumi, mis on nagu kuubik ja sa saad rahulikult selle objektiivse ruumi sees teha vaatlusi. No, siis niimoodi enam ei saa, sest need kuubikud on nii pisikeseks läinud, see resolutsioon on nii halastamatult terav, see maailm voolab niivõrd kiiresti, pilt muutub nii kiiresti, et sa ei saa enam välisele toetuda lihtsalt. Siis tekibki kaose ilming, mida inimesed kõik kardavad. Ja võt siis see kaos viib sind märkamatult toetuma oma keskmele ja siis on rahu. Ma ei mäleta, mis ajast ma juba kogu aeg mõtlen, et kõik meie teod on nähtavad ja kõik mu mõtted on nähtavad. Ja selles mõttes, kui me mõtlen, midagi tuleb avalikkuse ette, ma kardan, ma peidan oma olemust või see, et lapsed mängivad palju arvutitega. See tulevane põlvkond õpib toimima, kui ma pean langetama ise otsuse, kui kõik on nähtav, kui on väga palju peenmateriaalset, mis muutub nähtavaks ja ma pean langetama ise valikuid, ma pean elama oma elu, täitma oma missiooni maailmas, et loomine läheb kindlasti nagu hoopis teisele tasandile ja meie tulevane põlvkond juba demonstreerib seda, aga meie põlvkond, kes vaatab neid ja ei mõista neid, arvab, et nad peaksid elama nii, nagu meie elame. Aga nad valmistavad, kuidas sellises elus toime saada, kui neid mõjusid on nii palju ja mina pean otsustama. Tohutult keeruline on minu jaoks just see, et kui ma näen, et vanemad ei mõista, et nad tahavad parimat, nad tahavad kõige paremat oma lapsele ja see kõige parem ei ole mitte lapse kogemuse jaoks, et tema peab läbima omad kogemused sageli täpselt vastupidi kui vanem. Sellepärast, et esoteerilise astroloogias on veel kolmas aspekt, integratsioon kõige tähtsam, et kuidas
elada kui teadvusmaailmas. Kõike hoomates, olla nagu jälgija ja toimetaja maailmas. Ja sellise mõistmise tasandilt, mille eeldus on armastus ja tarkus, olla maailmaga suhtesed. Aga astroloogia saab nagu aidata, ma näen, et tema päike, tema isiksus valgustab minu teekonda. Et meie oma päikesega, oma olemusega oleme alati kellegi jaoks valgusallikad. Ja kellegi jaoks oleme sellised, kes tõmbame välja siis selliseid pimedaid punkte. Ja iga inimese jaoks me olemegi väga erinevad. Me elame ju tänaseks külluses, eks ju. Just nende noortega vesteldes ma olen hakanud aru saama, kuidas selline asi nagu puudus, teadvus või puudus on tegelikult tõesti ajalooks saanud, et tänaseks noored elavad külluses ja see küllus piinab neid, see küllus teeb neile haiget, sest et infot on nii palju, maailm on nii suur, võimalusi on nii palju, kaupa on nii palju, kõike on nii palju. Ja sellises külluses on väga oluline teada, kes olen mina, sest et mida suurem on maailm, seda väiksem on inimene. Et kui maailm on tohutult suur, siis inimene on väga väike. Ja kui sa selle väga väikesena ei tea, kes sa oled, siis see on väga ebamugav olukord. Ja sellepärast niisugune terviku teadvuse vaatekoht, kus mina olen maailma kese, mitte ma ei ole mingi ego ja ma ei tea, vaid mina toetun ise endale ja vaatlen ennast ümbritsevat küllust, nagu piiritud küllust, mis on tänaseks ka materiaalses mõttes juba tõesti üle jõu käivalt suur, eks ju. Et see on väga vajalik. Me peame elama hetkes, käesolevas ajahetkes, siin ja praegu väga suur nagu mentaalne lõks mõelda mineviku ja tuleviku peale kogu aeg. Et see inimesi takistab kõige rohkem. Ja kui me nüüd näeme, et mingisugune ohtlik situatsioon võib meid oodata, eks ole, siis parem on, et see situatsioon tuleks meile nii-öelda positiivse õppetunnina kasuks, eks ole. Et me läheme sellest läbi kui kogemusest, mis meid õpetab ja mis annab meile positiivse elukogemuse. Mis on üks asi, mida astroloogid peaksidki nagu õpetama nagu maailmale läbi selle, et nad on astroloogid, et nad on elav näide sellest, et igal ühel on oma kosmiline plaan. Sest et kui meie ka sellest aru ei saaks, et me oleme erinevad, kellele me suudaksime seda siis selgitada. Et kuidas nagu individuaalsus ja terviklikkus on ühendatud, see ongi see, mida astroloogia võimaldab vaatlema õppida. Ja kuna inimesed on sedavõrd unikaalsed, siis astroloogial on minu arust kõige suurem abi just sellele, et oma unikaalsuse leidmine, oma tõe leidmine, et igaüks tuleb maailma tooma nagu oma osa tõest. Ja maailm muutub selle võrra avaramaks, kui ma näen, kuidas tema mõtleb, kuidas mina mõtlen. Tema mõtleb niimoodi, et ta lisab sellele oma nüansi. Ja kui ma hakkan võitlema selle tõe vastu, et tema arvab nii, mina arvan nii, siis on maailm nagu üks konfliktide pesa. Minu elu on täis konflikte. Kui rääkida seda, et igasugune vaimne areng on ju ka enese aitamine, siis astroloogia kahtlemata soosib arengut, on filosoofilises mõttes huvitav. Et ma isegi arvan niimoodi, et niisugused tõsised huvilised ei olegi võib-olla selle peale väljas, et kuidas moodi seda nii praktiliselt kasutada või kuidas moodi sellega nii palju raha teha, nii nagu tihti võib-olla skeptikud arvavad, aga et võib-olla lihtsalt see valdkond pakub lihtsalt pinget, et selle iga huviala taga on nagu mingi energia, mingi maailm ja mida rohkem sa selles maailmas oled, seda rohkem sa oled sellega harjunud, see on sulle omaks saanud.